Tere hommikust, meil on teisipäeva hommik ja kell on kohe 4 saamas. Me sõidame täna tööle ja meil oli äratus 3:50 ja me põhimõtteliselt nüüd viskame kõik oma asjad auto peale. Me eile pakkisime enam-vähem kõik valmis, et me lihtsalt oleks kiirem need asjad ära panema ja siis nüüd sõidame kohe välja. Meid ootab ees siis 2 tundi sõitu kaevandusse. Ja tavaliselt me hommikuti nagu kodus üldse ei söögi, sest meil on nii kiire. Ja ma pakkisin eile mingisugused võikud kaasa, et me tavaliselt teemegi niimoodi, et me lihtsalt sööme autos. Me käime kiirelt, võtame veel kohvi ja siis asumegi teele. Hey, good morning! Morning. Thank you. Have a good one. Me oleme nüüd tööle jõudnud ja meil oli see esimene meeting, kus siis jagatakse kõigile need tööülesanded ära. Kuna meil on filmimine tegelikult keelatud, siis ma pean seda suhteliselt salaja tegema. Aga ühesõnaga Karl on täna siis teerulli peal ja ma olen lihtsalt abis teistel, et meil on päris palju operaatoreid ja erinevaid masinate juhte. Ja me praegu põhimõtteliselt valmistame ette pinnast, et homme siis betooni valama hakata. Meil on tegelikult see pinnase ettevalmistamine juba olnud, ma ei tea, 6 aega vähemalt, aga vihma tõttu on seda aega edasi lükkunud. Aga täna siis tuleb homme tuleb esimene valamine, mis ei ole vist väga suur, aga varsti võib-olla vist see sving tulevad suht suured valamised ja siis tavaliselt on kõigil hull paanika. Aga jah, ma üritan siis mingeid klippe veel päeva jooksul teile teha. Me sisse praegu kämpi ei loginud, et tavaliselt me sõidame otse tööle ja siis õhtul pärast tööd alles logime ennast sisse, nii et meil on asjad kõik autos ja siis õhtul tuleb sellega tegeleda. Vot, nii, tšau! Meil on nüüd lõunapaus ja meil on tavaliselt 2 lõunapausi. Üks on siis kella 10 paiku, pooletunnine ja siis teine on kell 2 pooletunnine. Meil on nüüd see teine paus juba. Ma unustasin muidugi enda lõuna koju, siis ma pidin tanklast mingisuguse võileiba endale lihtsalt kaasa ostma. Aga me põhimõtteliselt oleme täna siis Karl
on rekka peal olnud, enamus materjali hunnikut niisutanud ja erinevaid alasi niisutanud, et see tolmuma ei hakkaks ja et see maapind oleks nagu õige. Ja mina aitasin täna siis ühte elektrikut, üks tüdruk käis meil kontrollimas generaatoreid ja siis ma aitasin tal lihtsalt seda kontrolli teha ja sõidutasin teda saidi peal ringi. Ja rohkem midagi väga ei olegi teinud, et suht siuke rahulik päev on täna õnneks. Meil on nüüd 15 minutit tööpäeva lõpuni. Meil tuleb kohe meeting. Saabki lõpuks kämpi sisse koolitud ja duši alla. Täna ei olnud kõige palavam päev, aga ma olen ikka nii igine. Õnneks tänane päev läks suht kiiresti. Käppiva! Ma täiega eksin, ma ei tea mis. Ma sain nüüd S-blokki. See on suht kauge kämbist, aga that's fine. Ma lihtsalt nüüd ei leia enda tuba. See on nii tavaline, et iga kord oled erinevas blokis ja siis lihtsalt ei leia seda tuba üles. Nüüd kõnnin siin oma kottidega. Karl otsustas autoga siia sõita, kuigi ma ei tea, kuhu ta siin pargib, sest siin ei tohi kusagil parkida. Ja nii ma siin jakslen üksinda. Nii, tuba on leitud. See nüüd on siis mul seekord. Nii, ma sain neid pested puhtaks ja lähme kohe siis õhtusöögile. Mul on kõht aega tühi ka juba. Hey, how are you? Good. How are you? Good. Ready for... Nii, töökaaslane hakkas jutustama. Aga ma nüüd koputan kolme uksele. Valmis või? Jah. Let's go või? Kohe, jah. Oled toaga rahul? Räige. Sul ka tooli ei ole, mul ka ei olnud tooli lambest. Ma tellisingi sellise toa omal. Mul on kogu aeg siuks... sul on hea lamp. See on see lahe lamp. Jaa, see on täpselt see, mis ma tahtsin. See on täpselt idekas minu jaoks. Mul on suht nagu... Tekk on? Mulle meeldib siuke luksuslikkus ja mul on tekk seekord. Nice. No nii. Nii, ma võtsin endale siis steiki ja juurvilja ja Karl vist võttis kana, peet, salat ja siis mingisugune polenta oli ka. Tere hommikust! Another day, another dollar. Me oleme nüüd just üles ärkanud ja liigume sööma. Esimene imeline hommik siin kämbis on tehtud. Suht väsinud on olla siin. Kunagi ei tule sellist hea tund nagu magama jääd kohe, aga
üleöö nagu ärkab mitu korda kogu aeg ülesse. Ja täna alustame 5.30. Välja sõidame 5.15. See kämp on nagu kohe Maini kõrval, mis on täiega hea. Aga jah, näeme juba tööl. Üks ülihea asi siin kämbi juures on see, et siin saab endale ise käpaga kohvi teha ja siin on suht hea hommikusel üleüldiselt. Et ma nüüd lähengi võtan omale selle pudru ja Karl ilmselt teeb endale mingi muna röstsaia. Siin saab ise tellida ka omletti. I can't let him take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let him take my soul. Nah, 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 no. See, we was cool right before he hit your fence, but he hit the fan when I got him down at the bench. But I took a break, I had to leave and go get cleansed. God forgive me for all my sins. I can't say these cause my last name ain't Kent. Cooking on the stove, that's the way he paid the rent. Working on the pole, that's the way she paid tuition. Better watch your soul, cause you know they trying to get it. Yeah, yeah, I learned my right from... Suuda uskuda, et mulle on usaldatud siuke äärmiselt vastutusrikas ülesanne nagu masinasõit. Et tavaliselt meil on siin kõik mehed, kes masina peale saavad ja mina naisterahvas kujutad sa ette sain teerulli peale. Aga ma kahtlustan, et see on sellepärast, et siin ei tööta aircon ja õues on mingi 30 kraadi sooja. Aga pole hullu. Ma ei vigise. Saab tehtud. Nii. Sai siis rullitud ja nüüd tähtsad olnud otsustavad, et kas pind on piisavalt tihe või mitte. Et siis nüüd on lihtsalt waiting game. Ootame siin vaikselt nii nagu Austraalias kombeks, et lihtsalt ootad ja. Nii, meil on kätte jõudnud see smopaeg ja mul on siuke fruitkapp, sinna tegelikult jogurt põhjas ja mingi müsti. Karl vist on sama. Nii, aga ühesõnaga meil on selle pinnasega nüüd sellised lood, et mulle tundus kehakeelest ja teiste nägudest, et see vist ei sobinud ikkagist Maini standarditele. Ja tõenäoliselt on, et nad peavad selle uuesti üles kaevama. Minu arust on vist teine kord, kui nad üles selle kaevavad nüüd uuesti. Trying to get it, yeah, yeah. I learned my right from wrong on a song. I let my heart bleed on my sleeve through microphones. I'm trying to right my wrongs by writing out my wrongs. Ran through a check cause it's hard to live off bread alone. So if you see me slipping, yeah, let me know. Cause it ain't the end of times yet, I know, but it's getting close. Yeah, I need my space to breathe, that's why I be going ghost. I ain't trying to stay up on that wide road, cause I can't let them take my soul. Nah, 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 no. Oh, I can't let them take my soul. Mul on lõunad siuke tervislik siin kana, riis, salat on ju. Ja siis on karlutikum. Mul rauapuudus. Ja see aitab ja. They thinking I'm bluffing, but I promise I do it. That K got a drum, like murder and booming. I'm sending you vert, if I get my little Uzi. They thinking I'm crazy, I'm gon' see you to hate this. People I'm saying, get what I'm painting. A picture big, I call it little baby. If I'm on the board, then we playing chess. If you on my way, you gon' need a vest. Act big, you might get stretched. All your gun talk, I ain't impressed. My 45 seem real traffic. Meil nüüd sai tööpäev läbi ja kuna meil on tiimis juba nii palju inimesi siia projektile tööle võetud, siis meie ettevõte nagu rentis mingi bussi ja me nüüd sõidame siin ainult kahekesi küll praegu, aga sõidame nüüd bussiga koju ja ilmselt siis sellega hakkame meie neid inimesi siin edasi-tagasi vedama. Aga tänane tööpäev oli suht igav. Meid jagati 2 tiimi ja
üks tiim tegi siis seda betoonivalamist ja me olime teises tiimis ja ma lihtsalt põhimõtteliselt pool päeva kastsin lihtsalt pinnast, et tal oleks õige niiskus ja nüüd üks osa sellest pinnasest on ikkagist valesti ja see ilmselt kaevatakse üles, et see jäeti seisma, aga õnneks teine pool oli korras ja sellega sai jätkata ja nad jõudsid siis täna ühe kihi peale veel panna ja kui ma nüüd õigesti mäletan, siis see peaks olema viimane kiht ja siis varsti nad hakkavad samamoodi seal valama. Ja Karl lihtsalt sõitis terve päeva selle water truckiga, veoautoga. No sa sõitsid selle kruusamaga ka? Jaa, tipperiga. Kasti nagu rekord. Aga jah, ja nüüd lähme kämpi, siis ilmselt käime pesus ja vist lähme trenni või? Trenni, jah. Toi, lähme ja ma olen suht valmis. Meil oli eile niikuinii juba trennivaba päev, nii et saaks juba minna küll. Nii, ma olen valmis. Ma nüüd lähen vaatan, kas Karl on ka juba hakkab riidesse panema. Noh, ammu ootab meid juba või? Jaa, mingi kella 17:45. Tegelikult? Ei, tegelikult ma mõtlesin välja sinna varsti, et küsida, kuidas sul olukord on. No. I can't let them take my soul. No. Oh, I can't let them take my soul. No. Nii, meil on nüüd trenn tehtud ja me tulime siia sööma. Ja täna on päris hea söök. Meil on siin siuke paneeritud kala ja siis kartul ja mingid juurviljad ja saime mingid pasted ka peale. No. I can't let them take my soul. No. No ei. Tundub, et troopiline kliima ajab meil plaanid jälle sassi. Seal on Karl. Aga jah, nüüd vist homme tuleb jälle rahulikum päev, sest et pinnas on jälle ära rikutud kogu selle vihma pärast, aga noh, eks me näe, mis saama hakkab. Täna on meil juba 4. märts ja laupäev. Ja me saime siin juba üks päev varem koju, sellepärast et hakkas vihma sadama ja nüüd ma siin koristan seda teerulli, kuna midagi teha ei ole ja jälle sajab vihma. Ja täna kohe saab kell 4, aga mingi jutt oli hommikul, et me hakkame nüüd pool tundi kauem tegema, et neid tunde tagasi teha. Aga tuleb vist välja, et ma kardan, et varsti saadetakse jälle koju. Et siin ei ole võib-olla kaamera pealt aru saada, kui must see siin on. Aga see on minu letik. Ja ma ei ole siit veel teinud. Aga nagu see on reigelt seda tolmu täis. Kuna siin ei ole airconi ka, siis aknad on kogu aeg lahti. Aga ma näitan teile vaesekesed jälle kaevavad seal muidugi. Aga varsti on pidu läbi. Kuueni täna siis.
choose any size mattress for bedsheet and only pay the single price. And if you don't love your new mattress, you can exchange Ja, aga ma tahakski niimoodi filmi. for guarantee. Find out more at bedsheet.com.au. T's and C's apply. If you're struggling to put food on the table for you or your family, help is only a click away at Food Bank. Everyone should. kohvimasin kotski olnud, mul on täiega õnnetu kogu aeg, pean ootama siin selles järjekorras, kus on see tavaline nagu nupuga kohvimasin. Meil sai just eelviimane tööpäev siis see swingi läbi, et meil on põhimõtteliselt üks öö veel magada. Mõtlesin, ma natukene annan teile väikse update'i ka, et ühesõnaga nad said nüüd selle pinnase valmis. Nad kutsusid ikkagist mingisuguse spetsialisti siia, kes selle pinnase üle vaatas ja põhimõtteliselt see killustik, mida nad kasutasid, ei olnud piisavalt hea kvaliteediga. Ja siis see vesi jäi kogu aeg sinna seisma, iga kord, kui me ära rollisime, siis see vesi oli seal sees, nad kaevasid lahti, siis uuesti rullisid, jälle kaevasid lahti, uuesti rullisid mitu korda. Ja siis lõpuks tuli spetsialist ja nad otsustasid, et tuleb teha drenaaž, et siis ühele poole tuligi siuke täiesti kraav suurte kividega ja teisele poole nad tegid augu põhja lihtsalt suure terve selle pinnase peale siis kihi suuri kive niimoodi, et seal on geotekstiil all, pärast geotekstiil peale ja siis mis iganes seal vesi tekib, siis see vajub sinna sellesse kihti ja peaks nagu põhimõtteliselt probleem lahendatud olema. Ja nad hakkasid nüüd teisel pool siis ka valama ja sellega seoses tehti mulle nüüd, ma ei teagi, mis selle eesti keeles selle nimi on, upitaja, telehandleri siis ticket, mul oli see ticket juba enne olemas. Aga nüüd ma sain siis selle side'i approval'i, et muidu on niimoodi, et vahet ei ole, mis ticketit sul väljaspool kaevandust on, siis sa pead konkreetselt sellel side'il saama ka siis läbi treeneri kinnitatud, et jah, see inimene on valmis sõitma selle mis iganes masinaga siin side'il, et sa ei saa lambist lihtsalt ainult oma ticketiga siin sõita. Ja see on nagu julm protsess lihtsalt iga site nagu põhimõtteliselt selle ettevõttega oleme vähemalt 5 erineval side'il tööd teinud ja see tähendab seda, et igal side'il me peame selle uuesti kõik läbi tegema paberil, teooria, siis praktiline osa, keegi tuleb vaatab, kas sa ikka oskad sõita ja nii edasi. Ühesõnaga, nüüd ma sain selle tehtud ja siis ma saingi täna poisse aidata põhimõtteliselt selle armatuuri tõstmisega sinna vundamendi peale või noh, see ei ole vundament, vaid see on nagu blinder, et nad hakkavad sinna peale alles ehitama seda kõike. Aga ühesõnaga, jah, täna eelviimane tööpäev, homme viimane. Ma olen täiega rahul, ma tahaks täiega koju juba, mul on nii väsinud, lihtsalt kopp on täiega ees ja ma ilmselt pärast nagu natuke räägin pikemalt ka, et meil on siin vaikselt hakkab nagu mõõt täis saama siin ettevõttes, et oleme üle aasta aja juba siin töötanud ja
ja no ma ei tea, see keskkond ja need inimesed, see ei ole ikka päris see, et natuke raske on siia nagu sulanduda, et need inimesed on ikka päris omamoodi. Aga me nüüd lähme Karliga pubisse. Meil on siin kämbis siuke pubi, kus sa saad kiibiga siis pubisööki tellida, et sa ei pea sellest maksma ja siis mis iganes joogid ostad ise endale, et see on päris siuke mugav, et mõtlesin, et vahelduseks läks sinna, et kämbi toidust hakkab ka vaikselt juba kõrini saama. Aga nii, ma lähen nüüd juttu põssu ja tšauka. Noh, Karl, mis päev on? Koju minemispäev! Karl on nii väsinud. Vaimselt. Vaimselt kurnatud. Usukas. Saab kohe koju. 1,5 tundi sõidame. Ja siis peaks koju jõudma. Ehk siis 7:30 umbes jõuame koju. Ja ma näitan kohe, milline meie auto on. Ma ei tea, mis siin toimub. Siin on nagu räige siuke tolm ja toss on nagu üleval viimased päevad. Ja ma kohe näitan. Räige mingi kihi all. Ja sellepärast ma kannangi töö juures kogu aeg maski, sest et see tolm on lihtsalt nii hull siin. Nii, me nüüd jõudsime eile koju ja me oleme nüüd täna veits toimetanud, asju lahti pakkinud ja Karl on siin autodega tegelenud jälle. Ja ma tahtsin teile siia video lõppu veel rääkida, et mul on nagu väike siuke uudis. Ühesõnaga, nagu ma enne rääkisin, et selle tööga viimasel ajal ei ole nagu nii hea enam või noh, selles mõttes, et see töö on alati raske olnud, aga viimasel ajal on meil mõlemal Karliga siuke tunne, et me lihtsalt ei jõua seda enam teha. Ja kuidagi, kui me nüüd tööd hakkame vahetama, siis me oleme hakanud ka mõtlema selle peale, et ma ei tea, kas Makai on päris õige koht, kuhu me tahame nüüd elama jääda. Ja meid on ammu juba kummitanud üks linn Austraalias, mis on täiesti teises osariigis ja me ei ole seal kordagi veel elanud, et me oleme sealt ainult
läbi sõitnud ja nagu niisama trippimas käinud. Ja ühesõnaga siukse pika kaalutlusega me oleme otsustanud, et me vist tahame Perti kolida. Ja me nüüd kirjutasimegi real estate'i kirja, et mis nad arvavad sellest, kui me lõpetame meie siis lepingu varaselt ära. Ja Austraalias on need asjad nagu suht ranged, et põhimõtteliselt kui nemad ei leia siia uut inimest meie asemel, siis me oleme põhimõtteliselt kohustatud maksma üüri nii kaua, kuni meie leping lõpeb, ehk siis praegu on meil märts. Me kavatseme ära sõita maikuus ja leping lõpeb meil alles oktoobris. Ja me nüüd käisimegi täna, allkirjastasime paberid, nad olid nagu okeid sellega, aga me peame ikkagist leidma siia kellegi asemele ja siis kui me leiame kellegi asemele, siis me peame maksma ainult 1 nädala üüri ja mingisugused väiksed lisatasud juurde. Ja ühesõnaga, jah, selline lugu. Põhimõtteliselt läheb kõik mööbel uuesti müüki, yes! Ja peab uuesti pakkima hakkama ja ma ei teagi, mis meile autodega saab, sest parasjagu on meil 2 autot ja Bert siit kandist on, ma ei teagi nüüd, ma peame järgi vaatama. Nii, ma vaatasin järgi ühesõnaga 4700 kilomeetrit siis kõige otsemat teed pidi. Ja seda sõita ei ole mõtet nagu 2 autoga teha, sest me arvutasime välja, et kütusekulu on umbes $1500 selle peale. Ja korda 2 oleks nagu liiga palju. Ja me nüüd üritamegi siis Fordi, minu lemmiku kahjuks, vist maha müüa, kuna Mersu käis kindlustusega seoses remondis. Ühesõnaga Karl sõitis mingisugusele kitse moodi asjale vist otsa, et täpselt ei näinudki, millele ta otsa sõitis. Ühesõnaga Mersuga on meil natukene kindlustusega vaja asju ajada. Ehk siis jah, minu lemmik, minu Ford. Mulle nii meeldis Ford, ma ei tea, Karl on oma Mersusse nii arvunud, aga muidugi läheb ilmselt vist jah Ford praegu müüki. Ja kui selle saame müüdud, siis põhimõtteliselt Mersule viskame suusaboksi peale ja tuleb siuke road trip jälle, yes. Õnneks me oleme selle tee juba varem läbi teinud, et see ei ole midagi uut meile. Ja jah, põhimõtteliselt tööd ega midagi meil ei ole, ega töö juures me siin veel ei ole öelnud, et me kusagile minema hakkame. Aga sellega ma tegelikult ei kiirustaks ka, sellepärast, et meil on natuke nagu usaldus kaotanud, oleme usalduse natuke kaotanud siis meie praeguse tööandja suhtes, et ma ei tea, ma kardan, et kui me ütleme neile ette, et me ära lähme, siis nad lihtsalt lasevad meid varem lahti. Ja me oleme casual contractiga, nii et meil on täielik õigus nagu päeva pealt öelda, et me nüüd lähme samamoodi nagu nemad võivad meile seda teha. Ja ühesõnaga jah, et sellega veits venitame, ma arvan, et kaks vingi ilmselt tuleb veel töö juures ära. Ja siis jah, on vaja see maja kõik tühjaks müüa uuesti jälle ja kõik ära pakkida ja kolida jälle. Nii see Austraalia elu käib, midagi ei ole teha. Aga jah, sellisel noodil siis lõpetan seekord selle video ja ma luban järgmine kord. Tuleb vähe lõbusam, aga natukene niisugust reality checki ka, et ega meil endal on samamoodi nagu suht siuke keeruline olukord, aga mis teha, elu on selline ja selles mõttes ega miski seisma ei jää, et lähme ikka edasi ja tähtede poole. Vot, tšau!